Tervist hea Eksperteetris saate jälgija. Kohalikud valimised lähenevad suure hooga ja mul on hea meel öelda tere. Tere Kersten Kattei, Tallinna Ülikooli õppejõud ja sina oled kohalikke omavalitsusi tõesti juba aastakümneid uurinud. Ole hea, ütle, miks me kogu aeg neid samu mehi ja naisi sinna etteotsa valime? Jaa, et tõesti, et ma olen seda kohaliku poliitilise eliidi sellist ülevaadet või andmebaasi koos tudengitega pikka aega nagu pidanud ja meil see andmed jooksvad tagasi seal 2000-ndate algusse, nii et pilt on üle 20 aasta. Ja sul on õigus, et me valime oluliselt nagu tagasi samu otsustajaid. Et kui me vaatame, kui palju vahetub, siis nendest enim hääli saanud nagu kohalikest poliitikutest nagu valimisest valimisse, siis ma võin enam-vähem kindlalt öelda, et nii on see kogu aeg olnud, et 3/4 nendest on ka järgmises volikogus, kes olid eelmises volikogus. Ja kui me vaatame nüüd siis möödunud valimiste põhjal, see on siis 2021, siis nendest enim hääli saanud volikogu liikmetest olid volikogudes veerand ka 20 aastat tagasi. Ja kui sa nüüd küsid, miks me seda teeme, et rahvas tahab, et ühelt poolt tõepoolest... Keegi ei sunni ju, meil ei ole autokraatiat kohalikes omavalitsustes, et lapsed tuleksid võimule. Et ühtepidi see nagu teatud siuke demokraatia nagu näitaja on, kui eliit vahetub nagu piisavalt kiiresti, et see eliidiringlus on nagu suur. Et siin võib-olla see ei ole meil see kõige parem see näitaja. Aga teistpidi tõepoolest, kui inimesed usaldavad oma juhte, nad teavad, et nad on kogenud, teevad head tööd, on rahul nende tööga ja valivad neid tagasi, siis miks me seda kuidagi kritiseerima peaksime. Ja tegelikult kui vaadata nagu võrdluses ka teiste riikidega, ega me siit ei eristu oluliselt, et kohalik poliitika ongi küllaltki liidrikeskne. Me ju lootsime, et pärast seda suurt kohalike omavalitsuste reformi, et hakkavad, või mitte ei lootnud, aga arvasime, et erakonnad hakkavad rohkem võidutsema, aga see nii ei läinud, tuleb välja. Tõesti, see oli üks suur nagu kartus, et nüüd pärast haldusreformi, kui meil on suured omavalitsused, siis kohalik poliitika ilmsesti erakonnastub. Ja nüüd meil on ju tegelikult tulevad pärast haldusreformi juba 3. valimised. Et 2 korral on see kogemus olemas ja ma olen seda ka siis nagu sinna põhjalikumalt sisse vaatanud ja me seda tegelikult ei näe, et valimisliidud oleks kuidagi välja surnud või sellised kogukonna aktivistid enam kohalikus poliitikas pildil ei oleks, et seal siis oleks ainult nagu professionaalsed poliitikud. Et mõnevõrra kindlasti see siuke kohalik poliitelu on läinud siuke riigi kesktasandi poliitika sarnasemaks. Aga kui me vaatame, kus siis inimesed kandideerivad, kas nad kandideerivad erakonna nimekirjades või valimisliitudes ja kui me vaatame, kes siis võidab valimisi, kas erakonnad või valimisliidud, siis tegelikult sealt tõepoolest ei kinnitu see, et erakonnad domineeriks. Et kuskil nii enne haldusreformi kui ka nüüd kuskil 3% kandidaatidest kandideerib valimisliitude nimekirjas ja 2/3 erakonna nimekirjades. Et siin justkui on erakondade eelis, aga siin ei ole olnud nagu muutust tegelikult. Aga nüüd, kui me vaatame, kes valimised võidab omavalitsustes, siis tegelikult 2/3 juhtudest võidab valimisliit ja mitte erakonna nimekiri. Aga see muidugi ei tähenda seda, et seal valimisliidu taga ei võiks olla erakonda, eks ole, või erakonda kuuluvat inimest, kes on küll aktiivne kohalikus elus, aga tegelikult on tal ka erakonna silt, mida ta valimistel aktiivselt ei kasuta. Ja ütleme ka laias laastus neid valimisliite on meil nagu 2 tüüpi. Ühed ongi kogukonnast nagu võrsunud, kas siis mingid sektoraalsed või kogukonna aktiivist või külavanemad või jahimehed või ütleme mingid sõpruskondade tuumik on võib-olla kas siis tegevusala või sõpruskonna baasil, siis nad laiendavad seda kandidaatide hulka.
et see on niisugune klassikaline valimisliidu nagu määratlus ja teine on siis tõesti see, kui erakonnad teevad nagu niisuguse poliitstrateegilise nagu valiku, et mingil põhjusel selles omavalitsuses erakonna kaubamärgiga ei ole mõistlik nagu valimistele minna, kas siis poliitika negatiivse kuvandi tõttu eriti kui sa koalitsiooni kuulud, eks ole, üleriigiliselt. No see võib ka pluss olla. Et või ei taha nagu tulla erakonna välised inimesed sinna erakonna kaubamärgi alla valimistele ja nii edasi. Et see võib olla ja seda muidugi kasutatakse ka, aga miks ma ütlen, et see tegelikult, kuidas ma siis ütlen, et see ei muuda nagu seda suurt pilti erakondade valimisliitude nagu edu vaates või kohalikel valimistel, on see, et kui me vaatame sisse, et kui suur hulk erakondadesse kuuluvatest inimestest kandideerib siis valimisliitudes või erakonna nimekirjades, siis me tegelikult näeme sealt, et veerand erakondadesse kuuluvatest siis kohalikest poliitikutest kandideerib valimisliitude nimekirjas. Aga täpselt samal ajal 20% mitte erakonnastunud inimesi kandideerib erakondade nimekirjas. Nii et see on tegelikult tasakaal. Tasakaal on just kui leitud. Küll aga on see huvitav, et kes siis istuvad volikogudes. Ühtepidi ütlesime, et need, keda oleme valinud, neid valime ikka ja jälle uuesti. Käilakujud toovad hääled ära, aga kes nendega koos tulevad ja kes volikogudes otsuseid vastu võtavad, see on päris huvitav andmestik, mis on sul kogunenud aegade jooksul. Ma mäletan, et pooled on avalikust sektorist, oli vist nii, ja omakorda pooled on kohaliku omavalitsuse töötajad. Jah, et kui me võtame nüüd kõik volikogu liikmed, keda meil on 1700, enam-vähem, siis nendest umbes pooled on avaliku sektori taustaga, pooled erasektori taustaga ja nendest siis avaliku sektori taustaga pooltest umbes 10-15% on siis omavalitsusjuhid. Aga nüüd, kui me võtame kõige populaarsemad kandidaadid, 3 enim hääli saanud kandidaati, siis nendest 2/3 on avaliku sektori taustaga ja nendest omakorda pooled on siis omavalitsusjuhid. Nii et tegelikult nende kõige populaarsemate kohalike poliitikute seas ikkagi domineerivad nagu avaliku sektori taustaga ja omavalitsusjuhid. Ja aga kogu volikogu koosseisudes on ta siis niimoodi enam-vähem pooleks. Ja ma olen ka vaatanud järgi, et kuidas siis ütleme meie naaberriikides või mujal on, siis ega see pilt on enam-vähem sama, et kui me võtame siin Soome või Rootsi, siis samamoodi avaliku sektori taustaga nii-öelda volikogu liikmed on nagu põhiosas, aga huvitav on näiteks Poolas on jällegi domineerivad kohalikud ettevõtjad ja ennekõike põllumehed volikogudes. Kas meil siin ei või tekkida sellist probleemi, et just kui võimude lahususe muret, et on keegi, kes peaks nagu täide saatma ja on keegi, kes peaks poliitilisi otsuseid tegema, et kipuvad olema ühed samad inimesed? Ühest samast ringist vähemalt. Ja. No see on suurelt nagu debateeritud küsimus ka ja ma ei tea, kuidas see nüüd laheneb siin selles kohaliku omavalitsuse korraldusseaduses ühe selle muutmise eelnõus isegi nähti ette, et kohaliku omavalitsuste asutuste juhid ei tohiks samal ajal volikokku kuuluda, näiteks koolidirektorid. Ja kes on võib-olla väga populaarne kandidaat. Et seal kindlasti, aga kindlasti ta ongi ka kogukonna liider, on ju, et teistpidi võib, kes siis veel peaks nagu selles kohalikus otsustusprotsessis osalema, aga kindlasti seal võib tekkida nagu rollikonflikte, eks ole, et kui sa pead otsustama iseenda asutuse üle, on siis eelarve või mingid arendusküsimused või sulgemine, kui me räägime koolidest ja koolivõrgust. Aga see on nüüd praegu nii-öelda Riigikogu poliitikute käes, et kas see piirang tuleb või ei tule. Aga jällegi, et kui otsida nagu põhjendusi või et miks siis avaliku sektori taustaga volinikud nagu domineerivad, siis eks see volikogu töö on ju ka siuke küllaltki bürokraatlik ja siukse avaliku asja ajamine. Et ma tegelikult olen nagu palju näinud sõpruskonnas, ütleme, siukest värskeid volikogu liikmeid, kes mõtled, nüüd ma lähen ja teen ja muudan. Algus on alati äge. Aga siis ta tuleb ikka nagu sinna raami nagu tagasi, et tegelikult meil on mingid seadused ja mingid protseduurid ja millest me peame kinni pidama ja me ei saa nagu kõike teha, mida me nagu isiklikult mõtleme ja nii edasi.
ja eks see on nagu kuidagi konti mööda või harjumuspärane rohkem nendele inimestele, kes avalikus sektoris nagu toimetavad. Me ju tahame, et maal elu jääks alles ja töökohad niisamuti, et niisugune, kui suur on see hulk siis volikogu liikmetest, kes on ettevõtjad või ettevõtja taustaga. Siin oli Poola näide oli, et põllumajandusettevõtjad on hästi esindatud, aga et mis on Eesti seis? Jah, et võt, seda ma nüüd ei oska öelda, et mis tüüpi ettevõtlusega siis need ettevõtjatest volikogude liikmed tegelevad, et neid andmeid meil ei ole. Aga noh, nagu läbi käis, et umbes pooled on siis ütleme erasektori taustaga, noh täpsemalt 40% ja nendest omakorda umbes pooled on siis erasektori spetsialistid. Ja pooled siis erasektori juhid, ettevõtete juhid või omanikud või ettevõtete tegevjuhid. Et siis võib öelda ju, et oleme enam-vähem sellega ka tasakaalus. No jah, kui nende hääl peaks olema kuulda. No selles mõttes absoluutselt, et kui ütleme erasektori taustaga volinikke on pool, on ju, siis ilmselgelt nende nagu panus nagu otsustusse või hääletusse või ettepanekute tegemisse peaks olema ka siis enam-vähem nagu pooleks. Ja? Küll aga vanus kasvab. Et aru saadav, et kui me kogu aeg valime samu inimesega, nad sama nooreks ei jää. Jah, et täna on siis, või mitte täna, aga eelmistel valimistel oli keskmine volikogu liikme vanus 49. Ta ei kasva tegelikult väga kiiresti. Aga tõepoolest, et see seletus sellele on see, et kuna eliidiringlus on madal, eks ole, valime sammu tagasi, nad saavad vahepeal vanemaks ja selle tõttu see vanus kasvab. Aga eks siin on ka see, et meie ühiskond üldse vananeb, eks. Aga tõepoolest see trend on nagu selge, et kogu aeg nagu üles, kuigi me oleme ju tegelikult avanud kohalikud valimised. Just ka noortele, noored saavad ju valida, et valivad nad siis omasuguseid, ei. Või noh, nooremaid. Valivad seda sama eliiti. Aus vastus on, et ma ei tea, aga mida ma tean on see, et nad ei mõjuta märkimisväärselt nagu valimistulemust, sellepärast, et noh, kui me võtame, et kui muidu oli alates 18 sai valida, siis 16-17 aastased, siis neid ei ole väga palju nagu elanikkonnas nagu arvuliselt ja pluss ka nende valimisaktiivsus on nagu kehvakene, et seal 40% tuuris, et siin kindlasti üleskutse noortele, et minge kindlasti valima ja valige siis neid särasilmseid kandidaate. Mõju, kohalik omavalitsuse mõju, et üks on see, et milline on mõju valijatel, aga et mida üldse kohalik omavalitsus teha saab, millised on tema võimalused, kuidas kommenteerida? Et me võib-olla ütleme omavalitsussüsteemi vaatest nagu laiemalt tooks esile nagu kaks sükest kitsas kohta, mis meil nagu vajavad varem või hiljem lahendamist ja mis ei ole iseenesest mingid uued nagu mured ka on kogu aeg olnud, aga nad ei, ütleme, nende lahendamise vajadus ei vähene. Ja kui me vaatame ka siis ütleme Eesti omavalitsusi rahvusvahelise võrdluse taustal, siis meil on kaks nagu põhilist nagu probleemi. Üks on väga nõrk finantsautonoomia. Kõlab võib-olla bürokraatlikult, aga tegelikult see tähendab seda, et omavalitsused otsustavad oma rahakoti ja ennekõike selle üle, kust nende raha tuleb, otsustavad selle üle väga vähe ja sõltuvad tegelikult sellest, kui palju keskvalitsus neile raha annab. Ja annab ju teatud funktsioonide jaoks. Olulises osas annab, et noh, näiteks ma ei tea, praktiliselt kogu hariduse raha on ju väga selgelt sildiga, on seal õpikute ostmiseks või õpetajate palkadeks või koolitoiduks ja sellest ei saa teha midagi muud, ma ei tea, huviharidust või teid siledamaks. Ja noh, võib-olla see hariduse näide ongi hea, et miks see oma tulude kujundamine, otsustusõigus selle üle ja vastutus, kuhu me seda raha kulutame, on nagu heas kooskõlas, et meil on kaua debateeritud, et meie koolivõrk ei vasta enam, ütleme, demograafilisele olukorrale. Et koolid on pool tühjad ja ei asu seal, kus asuvad lapsed ja nii edasi. Aga me ei ole oluliselt oma koolivõrku nagu suutnud koomale tõmmata. Ja selle üks nagu diagnoos võibki olla see, et me tegelikult et omavalitsus saab iga kooli jaoks, mis tal on nagu raha koti kaasa ja oluline on see lihtsalt ära kulutada. Aga kui ta nüüd peaks seda koolivõrku täielikult oma tuludest ülal pidama, siis see motivatsioon nagu mõelda, et kas meil on seda pinda nagu tühja pinda nii palju vaja
ja kas me selle arvelt, mis me sealt kokku hoiame, võiksime hariduse kvaliteeti panustada, huviharidusse panustada. See motivatsioon nagu kasvab oluliselt ja see on tegelikult teistes riikides nagu proovitud tee. Et see on, ma arvan, see juur nagu lahendus või võimalus. Kui sa ütled, et teistes riikides on see proovitud tee, siis mida on nemad teinud? Ehk et ongi teinud seda, et kohalik omavalitsus saab otsustada vabamalt siis ka nende rahade üle, mis tulevad sildiga haridus. Jah, konkreetne näide näiteks Soomes see töötas väga hästi, et see koolivõrk nagu ja omavalitsuste endi otsustena konsolideerus või võeti koomale väga kiiresti pärast seda, kui haridusraha anti nii-öelda omavalitsuste tulubaasi. Ehk siis nad nii-öelda oma kohalikest maksudest selle tulu, mida nad siis hariduse korraldamiseks ja tagamiseks saavad kulutada, pidid nagu tagama ja väga kiiresti see koolivõrk nagu tõmmati koomale. Ja meil on see vastutuse ebaselgus, et justkui riik annab raha, aga koolide pidamine ja otsustus koolivõrgu üle on omavalitsuste käes, et need rollid ja vastutuse ressursside ja ülesannete vastutuse jaotus ei ole nagu heasti paigas. Ja kui ma nüüd ennetan, et sa küsid, et kus siis omavalitsuse tulusid nagu juurde võtta, et kui me ei taha maksusüsteemi nagu põhimõtteliselt muuta, siis kõige lihtsam on see tulumaks, mida me kõik inimestena maksame. Et täna sellest, mis me nagu ära maksame oma palgalt, pool umbes saab omavalitsus, pool jääb riigile ja tegelikult me võiksime selle kõik anda nii-öelda omavalitsuse tuluks. Seal võib nagu arutada, on otsustuskohad, et kas saavad seda maksumäära muuta, kui palju ja nii edasi, aga siis on see selgelt nende nii-öelda maksutulu nende elanike käest ja on ka vahetu vastutus siis kohalikele juhtidele, mida nad siis selle elanikelt kogutud maksutuluga teevad. Igaks juhuks, et asi oleks selge. Nüüd, kui inimesed loevad veel viimased kordi tähelepanelikult, et mis nende kodukohas muutub ja kui ilusaks kõik saab ja kui kauniks saavad teed ja kui korda saavad kõik majad, et siis mis on see protsent, mida päriselt saab kasutada kohaliku omavalitsuse eelarves valimislubaduste täitmiseks umbkaudu? Raske küsimus. Ma pean nüüd natuke... Oma tulusid oli vist paar protsenti, mida nad saavad kasutada 3%, aga see on, ütleme, see on natukene selles mõttes natuke keerukam selles mõttes, et osa riigi poolt antavast rahast omavalitsustele on ka ilma sildita ja see on ka päris märkimisväärne osa, aga sellest tuleb kõik nagu ülesanded ära täita. Aga laias laastus omavalitsuste investeerimisvõime, et kui sa küsid valimislubadused, kas siledam tee või uus kultuurimaja või jalgpallist et siis need on üldjuhul investeeringud ja laias laastus on see kuskil 10% eelarvest on see, mis siis on siuke standard, mida siis ühes aastas omavalitsus suudab investeerida. Natuke jõuame rääkida ka haldusreformi mõjudest, mis on siis tänaseks muutunud. Seda, keda valitakse ja kes on volikogudes, me jõudsime juba rääkida ja puudutada seda teemat, aga mis on muutunud tavainimese jaoks? On sealt mingid tagasisidet, rohkem bürokraatiat? Et siin peaks suuremad kaugused. Peaks korra tagasi kerima, et mis eesmärk haldusreformile seati. Et visalt elab müüt, et haldusreformi eesmärk oli riigi raha kokku hoida. Et seda eesmärki kuskilt poliitikadokumentidest ei leia, et see lihtsalt nagu elab meie sees kuskilt 90-ndatest. No ja kõik, mis tehakse, on kokkuhoiu nimel. Jah, et tegelikult haldusreformil, ütleme, laias osas oli põhieesmärk või ütleme 2 eesmärki. Üks oli see, et omavalitsus suudaks pakkuda kvaliteetsemaid avalikke teenuseid ja teine oli see, et omavalitsused saaksid hakkama nende ülesannetega, mis nendele on siis seadusega antud. Ja ma arvan, mõlemad need eesmärgid on nagu küllalt hästi täidetud. Et teenuste tase läheb paremaks, seda seiratakse, omavalitsused ise jälgivad, nad on palju strateegilisemad, süsteemsemad ja siin on nagu, ma arvan, nagu positiivne. Kohaliku omavalitsuse ametnikkond, et kui meil väikestes omavalitsustes, ma ei tea, näiteks sotsiaaltöötaja tegeles eakatega, lastega, puuetega inimestega. Isegi teedega ja kohaliku ajalehega. Võib-olla mõnes eriti väikse omavalitsus ka nii. Siis täna on kõikide nende profiilide peal eraldi nagu spetsialist, eraldi siis teenust osutavad asutused ja see igal juhul tähendab nagu kvaliteetsemat ja professionaalsemat teenust. No aga enne läksin Mati juurde. Mati tegi mul teekorda
korda ja pani ajalehte kuulutuse ja tegeles ka kõigi sotsiaalküsimustega. Hea lihtne, üks inimene, aga kas ta tundis neid valdkondi? Et selles on küsimus. Kahtlemata kõik ei tundnud. Et seal võib nagu päris palju vigu sisse tulla ja kas siis inimene tegelikult saab oma abi. Aga nüüd miinuspoolele samal ajal loomulikult tulebki panna see, et nüüd see sõber Mati peab minema 3 erineva inimese juurde ja kahtlemata inimesed tunnetavad seda bürokraatia nagu kasvu ja võimu kaugenemist. Aga see ongi siuke dilemma või? Ütleme kvaliteedi, professionaalsuse ja siis ütleme siukse paindlikkuse ja inimkesksuse nagu vahel, et eks kõik omavalitsused peavad seda tasakaaluga otsima. Kas kohalikud omavalitsused on saanud tugevamaks? Kas nende hääl on jõulisem keskvalitsuse juures pärast seda reformi? Et nüüd see teine eesmärk, siis ütleme, et omavalitsused saavad oma ülesannetega hakkama, et plusspoolele võime kindlasti panna selle, et omavalitsused ei ole nagu oluliselt mingeid ülesandeid ära võetud. On mõned valdkonnad, näiteks see sama haridus, gümnaasiumiharidus, mida nad on ise vabatahtlikult nagu andnud rohkem riigile, aga vägis ei ole riigilt nagu midagi ära võetud ja ma arvan, see on võib-olla üks nagu olulisemaid haldusreformi tulemeid, et me olime tegelikult nagu teelahkmel, et kas me läheme suurema riigi, keskvõimu keskse riigi poole või läheme ja jääme rohkem omavalitsuskeskse riigi poole. Aga nüüd miinuspoolele jällegi võib panna selle, et omavalitsused ikkagi ei suuda päris hästi riigi keskvõimu nagu tasakaalustada. Jah, omavalitsuste üleriigiline liit on meil nüüd 1, ei ole 2, nad kõlavad nagu enam ühel häälel. Võimekused seal omavalitsuste üleseid nagu arendustegevusi suunata, ma ei tea, IT-arendus või kohaliku personali arendus on hoopis parem ja siin on nagu positiivsed märgid. Aga võt see läbirääkimis ja konsensuskultuur on meil endiselt kehvakene. Et kui ikkagi Vabariigi valitsus tahab otsustada midagi, mis puudutab omavalitsusi, siis ta võib seda teha ilma, et omavalitsustega oleks nagu konsensusele jõutud. Ja ma arvan, sellega me peame endiselt tegelema ja see on ka üks meie autonoomia, omavalitsuste autonoomia nõrku kohti, et nad ei suuda hästi mõjutada kesktasandi poliitika kujundamist. Kuidas seda võiks teha, et nad suudaksid paremini? Kõigepealt on tahtmist vaja. Et esiteks on tahtmist vaja üksteist ära kuulata ja otsida neid konsensust, kompromisse, lahendusi, mis tegelikult meid nagu aitavad. Et ma ei tea, kui me võtame sotsiaalhoolekande või jäätmemajanduse, jäätmereformi või ühistranspordi ja liikuvuse, siis meil on väga palju neid valdkondi, mis ei ole, et see on, ma ei tea, et see on nagu riigi kapsamaa ja see on omavalitsuse kapsamaa. Et ta on nagu läbiv, et siin on vaja koostööd, et ilma üksteiseta ei ole võimalik saavutada nendes valdkondades eesmärke. Ja kui tahtmine on olemas, siis on võimalik selleks ka vajalikud nagu, ütleme, formaadid luua. Et kas siis rohkem või vähem õiguslikud, rohkem või vähem siuksed koostööpõhised. Aga täna, ma ütleks, et ka neid formaate väga ei otsita. Et on see, kelle õigus sel jõud, et mul on õigus otsustada. Kellel on jõud, sellel on ka õigus, jah. Ja kelle käes on rahakott, see ütleb, kuidas tantsitakse ja millist muusikat mängitakse. Paraku. Aga loodame, et asi läheb paremaks ja kõik need, kes nüüd täna veel mõtlevad, et kas ma ikka lähen valima ja kas sellest kõigest kasu on, mis sa neile ütled? On siis kasu? Muidugi tuleb minna. Miks? Et sellepärast tulebki minna, et kui sa ei lähe, siis pärast ära kritiseeri ka. Aga kui sa lähed ja tulemus ei ole see, mida sa nagu ootasid, siis sa oled siiski enda poolt nagu kõik teinud, mis võimalik. Aitäh, Kersten! Aitäh saatesse tulemast ja aitäh head Eksperteetris saate jälgijad. Kohtumiseni järgmises saates.